Delfiin Deliila suur sõber. Delfiin Deliila sai suurepäraselt läbi kõigi mereelanikega, alates väikesest vesikirbust ja lõpetades hiigelsuure sinivaalaga. Sõpru oli Deliilal palju, kuid kõige suuremaks lemmikuks oli talle kauge sugulase sinivaal Matilda väike poeg Valdo. Valdo käis juba pisikesena oma ema ja delfiini seltsis kalastamas ja õppis kohe maid ära ka sukeldumise. Lühidalt öeldes, ta tundis end vees nagu kala, kuigi vaalad teatavasti pole kalad, vaid hoopis kalakujulised imetajad. Kuid ühel õhtul märkas vaalaema, et Valdo ei hoolinud toidust ega piimastki mitte üks raas. Esialgu ei pidanud vaalamamma seda tähtsaks, aga kui pojuke loobus toidust ka järgmisel ja ülejärgmiselgi päeval, muutus ema murelikuks. Delfiin Deliilaga kohtudes otsustas vaalaema talt nõu küsida, ikkagi tark ja palju näinud sugulane. Äkki on ta elektriangerjat käppinud, oletas Deliila. Või on mõni tobe hai teda solvanud. Muide, vahel tekivad lastel salasoovid, mis neid mõtlikuks muudavad. Õhtul, kui ema oli vaalapojale unejuttu ette lugenud, küsis ta siis. Valdoke, ma vaatan, et sa oled nii nukker ja pahas tujus. Nägu juba kitsaks jäänud nagu kreveti jälg. Ütle, kas sa tunned millestki puudust? Jah, vastas Valdo vaikselt. Ma tahaksin kohtuda sussi Päkapikuga. Päkk, mikk, pikk, kogeles vaalaema. Kes see sussi Päkapikk on ja kuidas seda süüakse? Valdo muigas. Päkapikk ei sööda. Päkapikud toovad lastele susside sisse igasuguseid maiustusi. Kuulsin, kuidas ühe suure laeva madrused sellest rääkisid. Kui vaalaema Deliilale Valdo murest kõneles, jäi delfiin mõttesse. Olgu, ma viin Valdo päkapikkude juurde, teatas ta siis. Ainult et anna ausõna, et ei sina ega ka vaalapoeg ei räägi sellest mitte kellelegi. Ning Deliila juhatas vaalapoja väikese palmisaare juurde, kus pisikesed spordidressides mehikesed parajasti purje paati vette lükkasid. Vabandust, sõnas Valdo. Mulle öeldi, et te olete päkapikud. Sula tõsi, lausus kõige priskem meestest, kes tutvustas end Valdole Aleksandrina. Aga miks teil siis tutimütse ja habemeid ei ole? Küsis vaalapoeg. Noor sõber, meil on praegu puhkuseaeg, sellal me ametiriideid ei kanna, selgitas Aleksander. Päkapikud heiskasid purjed ning kihutasid merele nii, et tulejutt taga. Valdo ujus nendega mitu korda võidu. Päkapikud said Valdoga headeks sõpradeks ning jutustasid talle vahvaid lugusid jõuluvanast, põhjapõtradest ja lastest, kes neid pühade eel ootasid. Aga ühel päeval märkas Valdo, et päkapikkude põskedele olid ilmunud karvaudemed. Jõulud hakkavad lähenema, selgitas Aleksander, see kõige priskem päkapikk. Meil on aeg jõulumaa poole teele asuda. Jõuluvanal on meie abikäsi tarvis ja varsti hakkavad lapsed juba susse aknalaudadele panema. Valdol oli küll kurb päkapikkudest lahkuda, kuid suve jooksul oli ta juba nii palju kasvanud, et ei kurvastanudki enam selle üle, et vaaladel susse ei ole. Ja muide, jõulude eel sõidutas delfiin Deliila Palmisaare rannale päkapikku, kelle kingipakis oli kalanahast tuhvel kalakujuliste kommidega. Arva ära, kellele?